Sa kuulad podcasti Otsingul ja minu nimi on Elari Tamm. See ei ole loeng, see on tee. Heebra keeles on üks sõna tereh. See tähendab teed, rada, liikumist, mitte sihtpunkti, vaid viisi, kuidas sa liigud. See podcast on sellest teest, küsimustest, mida me tavaliselt ei küsi, sest meil pole aega, sest vastused võivad olla ebamugavad. Siin ei õpetata, kuidas elada, siin mõeldakse koos, miks me elame nii, nagu elame. Kui sa oled teel ja tunned, et lihtsalt vastused ei too enam rahu, siis oledki õiges kohas. Täna tahan ma küsida midagi, mis mind ennastki on juba ammu painanud. Kas meil on rõõm ja õnn segamini? Kas me ajame neid kahte segi? Nii et üks hakkab teise asemel elama. Mis on rõõm? Mis on õnn? Õnnest räägime palju, õnneliku olemisest, õnnelikust elust, õnneliku elu saladustest, aga sageli tähendab see lihtsalt, et kõik on hetkel hästi. Et pole valu, et on mugav, et me naerame. Aga rõõm tundub olevat midagi muud. Midagi, mis ei sõltu asjadest nii palju. Heebra keeles on üks sõna, shimha, see tähendab rõõmu, aga mitte sellist, mis tuleb pidude rõõmust või kingituste saamisest, pigem rõõm, mis on palju sügavamal. Rõõm mis võib olla olemas ka siis, kui elu on väga raske. Näiteks Viktor Frankl, kes elas üles Auschwitzi ja teised koonduslaagrid. Ta kirjutas, et õnne ei saa taga ajada. Õnn peab ise tulema. Kõrvalnähuna. Kui sa oled pühendunud millelegi suuremale kui iseendale. C.S. Lewis rääkis rõõmust kui igatsusest. Mingist teravast valust, terava valulaadsest asjast meie sees, mis osutab kuhugi kaugemale. See ei ole täielikult rahuldatav. See on nagu märk, et me oleme loodud millekski enamaks. Piiblis räägitakse palju rõõmust, aga väga sageli ka kannatuste keskel. Paulus kirjutas vanglas ja ütles, olge rõõmsad. See ei tundu loogiline. Kuidas saab olla rõõmus, kui kõik on vastu? Kõik on halvasti. Me tahame õnne. Ja ma arvan, et õnn on see, et kui me tunneme ennast hästi, siis me ehitame elu nii, et oleks rohkem hästi ja oleks häid tundeid, rohkem naeru, rohkem puhkust, rohkem asju, mis teevad just selle hetke meeldivaks. Aga rõõm see ei küsi alati, kas mul on praegu hea tunne. Rõõm võib olla tulla sellest, et ma tean, kes ma olen. Ja ma tean, mis on õige. Ja et ma kannan vastutust, kuigi see väsitab. Üks ema, keda ma tean, ta ärkab öösel, et minna lapse juurde. Ta on hommikul väsinud. Ta ei naerata alati. Aga ta sees on mingi rõõm, mis ei lähe ära, kuigi uni on lühike. Kas me kardame seda rõõmu? Sest ta nõuab meilt midagi. Ta ei lase meil lihtsalt olla. Õnn lubab meil olla. Lihtsalt olla ja tunda head. Aga rõõm kutsub meid olema rohkem. Heebra tarkuses on see sama šabat, millest ma olen korduvalt rääkinud. Puhkepäev, hingamispäev. Seal kästakse rõõmustada. Aga šabat ei ole lihtsalt laisklemine, see on peatumine, töö peatamine, et meenutada, et elu ei ole lihtsalt ainult meie teha. Seal on rõõm, seal sa peatud, sa usaldad, sa ei pea kõike kontrollima.
aga kui me otsime ainult õnne, siis sellest hingamispäevast saab ka lihtsalt puhkus. Netflix ja diivan. Kas seal on veel rõõmu või on see lihtsalt kergendus? Meelelahutus. Lewis ütles, et me oleme nagu lapsed, kes rahulduvad mudapirukatega, sest ei tea, mis on päris puhkus mererannas. Ma ei tea vastust, aga ma tean, et ma tahan sellele mõelda ja seda otsida. Kas ma otsin hetke head tunnet või midagi, mis püsib ka siis, kui tunne läheb? Kas ma ütlen, et ma tahan olla õnnelik? Kas ma mõtlen tegelikult rõõmu? Ja mis juhtub siis, kui elu ei anna mulle enam häid tundeid? Kas rõõm kaob siis? Ja kui ma kannan midagi rasket, kas seal võib olla ikka rõõm? Mitte naer, aga sügav rahu. Nägi sedagi Auschwitzis Viktor Frankl. Inimesed kaotasid kõik, aga säilitasid sisemise vabaduse ja seal oli rõõm. Otsingi lõppeva vastustega. Sageli algab ta siis, kui me lõpetame enda eest põgenemise. Kui see mõtisklus jättis sind natuke rahutuks, siis võib-olla puudutas see midagi tõelist. Järgmises episoodis jätkame teed. Aitäh, et kuulasid.